Tere ilusat kelmikat hommikut. Siin otse kanaldus Elutõdede TV-programm. Imed, jõuluime, lotovõiduime, päranduse ime, hea testamendi positsiooni ime. Et igast imesi on, mis on sellised nagu välised imed, mis on ka imede kategoorias. Justkui ei oodanud või justkui lootsid ja anti järele, hea karma, ütleme nii. Ja nende väliste imede, mingid materiaalsed asjad või midagi sealt väljaspoolt hakkab sujuma, hea töö pakkumine. Need on ka imed. Aga kas nad teevad õnnelikumaks? See on nagu teine filosoofiline küsimus, et kindlasti nad teevad korraks õnnelikumaks. Aga lugesin siin ka kunagi, ma ei mäleta enam, kes see oli, üks suuremad lotovõitjad kunagi juba mitukümmend aastat tagasi, kuidas ta lõpetas silla all, narkomaanina. Et kas me peame välja, või siis suured kuulsused, kui veidraks nad lähevad ja kui nad tegelikult seest on. Aga nad on ikkagi, see on ikkagi imede kategooria, et juhtub imesi. On keda kadestada, et järsku keegi elab, järsku ütleb, et näed, et ma sain. Näiteks üks tuttav ka ütles, et mitte, et ma kadestaks teda, aga ütles, et näed, et elan ja selline töökas ja tore tuttav mul. Ütleb, et järsku kasu isa suri ära, ta nagu ei teadnudki ja sai päranduse seal mingit kinnisvara. Tõesti tore, küsimus on, kas ta sisemiselt siin õnnelikumaks teeb, see väline ime. Olgu tere tulnud need välised imed ja me võtame nad vastu. Aga kui meil pole häid omadusi ja me ei tea eluseadusi, sügavamaid eluseadusi, siis need tavaliselt imed teevad meid kas uhkeks, ma ei tea, hakkame rohkem sööma, rohkem tuleb probleeme, kadedus, mis kõik küsivad, ühesõnaga 100 igast ime asja, mis tuleb selle mateeriaga kaasa. Aga siis tõeline ime on see, et inimese iseloomu, omaduste transformatsioon, omakasu püüdmatus, tänulikkus, alandlikkus, kannatlikkus, empaatia, teiste valude kaasa elamine, aitamine. See on ime, kui sealt hakkab järele andma. Ja sealt tuleb ka õnn ka. Sealt tuleb avarus ja vabadus. Kui sa lähed kõrgemate armastuse seadustega rohkem harmooniasse, nende igaveste, jumalike, jumalike siis armastuse seadustega, mida siis pühakud peegeldavad, et see ei ole mingi sentimentaalne lugu. Me vaatame, õpime pühakute elulugusi ja loeme nende elulugusi, kuidas nad käituvad ja mõnel ei olnud mitte krossigi selja taga, mõni elas kuskil puu all. Aga mida nad kogesid ise, missugust õndsust ja rahu, samal ajal missugust kaastunnet ja kuidas nad andsid põhimõtteliselt oma eluga teiste heaolu nimel. Seal peituvad transcendentaalsed tõelised imed. Need kahte sorti imesi. Lotovõidu ime ja heade omaduste transformatsiooni ime. Saajab akna taga laia valget lund. Aga sellest ma ei tahtnud laulda. Hoopis sellest, et öeldakse, et see on Jiva aparaat sanskriti keeles, kui sa tervitad või kui tuleb keegi elus olend vastu ja sa oled selline mossis või pane tähele või kingi talle vähemalt naeratavat pilku, võib-olla niimoodi hambad laiali naeratades, võib-olla sa vaatad kukuu, aga see energeetiline värk, et võib niimoodi katsetada teinekord, kui meelde tuleb, täna mul nagu õnnestus päris hästi, et hoolimata oma meeleolust ja hoolimata sellest, mis tagasi peegeldab, et kui sa oled nagu sellises rahvarikas kohas, seal klienditeenindajad või keegi tuleb seal, juhuslikult vaatab, tuleb vastu, siis kogu aeg oled selline hästi särav ja positiivne ja sa oled nagu missioonil, headuse, armastuse missioonil. Keegi nagu ei saa aru, vaatavad, mitte nii ülevoolavalt, aga niimoodi oled hästi sõbralik ja hästi rõõmsas meeleolus, et umbes tere õed ja vennad ja soovin kõigile head ja armastus, selline new age ja sentimentalism, Ja tegelikult see tõstab, isegi füsioloogiliselt räägitakse, et kui sul on halb olla ja sa käid niimoodi, kui sa tõstad lõuga, siis keha juba ise laeb ennast. Ta näeb füsioloogiliselt lõuga natuke kõrgemal, sa oled juba avatud nagu ja juba automaatselt keha häälestab ennast positiivi peale.
No sellised titeharjutused, et seda Jiva aparatat või elus olevat solvangut ei ole, et ei tuleks selles mõttes, et ükskõik, mul on halb tuju, eks ju, et siis ma käin niimoodi pea maas ja umbes klienditeenindajatele ka lähen närvi millegi pärast või kuna mul on halb tuju, et meil ei ole seda õigust. Kõik elus olevate suhtes, ükskõik mis seal sees toimus, olema sellised avarad, rõõmsameelsed, et palun tänan, eks ju, viisakad. Sellised nullklassi harjutused meile. Ikka räägime miljon korda iseendale ja teistele asju, mida me teame, aga nagu veendunud kordame. Kordamine on tarkuse ema ja kordamisega tekib samskara ja harjumus ja mõistus. Mingi osa mõistuses nagu tuletatakse talle meelde, siis sealt edasi võib-olla arukus saab ka tugevaks, et mingi samm ka. Et täna siis räägime sellest, et kuidas meid ajad asjad närvi, kuidas me sõltume selle materiaalse maailma poliitilisest olukorrast, majanduslikust olukorrast, ilmaseisust, külm ilm, kuidas see töökaaslane teeb mulle, ütles nii. Et need välised faktorid kõik, mis meil on siin hingest ja kehast välja poole, need nagu väga ärritavad ja tekitavad meie hirmu, viha ja iha ja kadedust ja mis iganes. Et see on sellepärast, et meie kultuuris või meie teadvuses ja meie harjumustes ei ole sisemisi võimsaid nagu vaimurikkusi, mis on igavesed. Igavene suhe Jumalaga, eks ju, kannatlikkus, headus, tänulikkus, alandlikkus, kõik need asjad ja igavesed siis nagu väärtused, hingelised väärtused. Ja seal on siis nagu põud ja siis me oleme harjunud väljaspoolt. Meie õnn sõltub välistest faktoritest, aga materiaalne energia on selline, et ta kogu aeg muutub. Õnn ja õnnetus, eks ju, külm ja soe, maailma lõpp, maailma algus. Eks ju, keegi täna naeratas, homme isegi tere ei ütle, eks läks tülli. Et see on nagu väline maailm ja sealt me üritame lüpsta siis see vaene hingeke seda õnne, aga seal ei ole õnne, selles mõttes seal on õnn, aga see on selline ajutine õnn. Et kui selle kõige foon ei ole omagus püüdmatu tingimusteta armastus, ja sa ei oska või ei tea või kuidas ehitada seda sisemist vaimurikkust, seda rahulolu, eks ju. Atmarama öeldakse, iseendas rahuldunu, eks ju, vaimne inimene. Tal on nii rikas sisemaailma elu ja hea ühendus emaga, see loodus kõige kõrgemaga, et tema need välised faktorid, tõusud ja mõõnad, ta ei lähe nagu et see on sümptom, kui vaimsed me oleme, kui palju meil seda kriitikat ja ärritust ja ma vaatan, et mul endal see omastust kõva poiss, päris kehv on mul ikka see, kuidas mingi heli, papa, kui näiteks mul siin, eks ju, ta ikka mingi hetk, mingi aeg teeb mingit vastikut häält, eks siis tunned, kuidas hakkab nagu närvikavale, eks ju. See on arusaadav, eks ju, et me oleme kõik ju inimesed ja tundlikud, meil on närvikava ja kõik, igal asjal on piir, nii ja naa, aga see ei muuda seda põhimõtet nagu. Et need välised faktorid ärritavad meid seda vähem, mida rikkam on meil sisemaailm. Sisevaimne maailm, eks ju, sisemised rikkused. Vaesekesed, siis meid hirmutatakse kristlikus keeles patuga, idamaal karmaga, et kui sa seda ei tee, siis tuleb see. Ja pattu ka, kui sa teed pattu, siis põled põrgus. Põhimõtteliselt printsiip on õige, aga samal ajal õpetatakse seda printsiipi ka, et me oleme igavesed hinged, et kõik on head. Lihtsalt inimene on kaadanud ennast, eks ju. Ja kui sa lähed, Tolstoil oli ka üks teos, oli seal ka keegi armus seal kellegisse ja ka see oli kõrgel postil ja siis seal pärast see naine hoopis armus mingisse, ma ei tea, tsaari või ja siis see vend niivõrd oli pettunud ja läks üldse vaimsusesse, saigi põhimõtteliselt pühakuks, aga pärast see seibimull ikka lõhkes, eks ju, et sa lähed pühakuks ja vaimsesse ellu ka, kus sul on sellepärast, et suured kannatused või sa tahad kellegile tõestada, et ikkagi sul on see armastuse puudus, et sa tahad kõigil näidata, et ma olen pühak ja vaimne inimene, eks ju. Vaadata iseennast ka, et sa tahad nagu tõestada maailmale, mis iganes, kas sa oled mingi hea muusik või vaatad nendes asjades lendad läbi, siis tahad olla kõva pühak ja aga see printsiip on vale, sest see võib pärast võib ära puhastuda, et sa lähedki valedel motiividel vaimseid asju või mingeid asju tegema, saad elu kogemus, saad aru, et motivatsioon nagu paraneb, saad aru, et omakusu püüdmatus on parem, et pole mõtet kellelegi midagi tõestada, sest hing ongi juba puhas ja Jumal armastab kõike ja kõike, eks ju. Et sellepärast, kui on ainult kohuse tunde peale üles ehitatud, näiteks usk, et ma pean nii tegema, siis ma lähen põrgusse, põlen põrguse halb karma
siis on tegelikult see on hirmu baasil üles ehitatud. Aga tegelikult peaks olema niimoodi, et kui on armastuse baasil asjad üles ehitatud, siis sa võid loota, et ta parandab, aga sa võtad seda inimest, seda elus oledit sellisena, nagu ta on, nagu tingimusteta. Aitad, oled alati ta kõrval, eks ju, võib-olla ta sinu ootus ei täida, eks ju, sa ei karista ega nea põrgusse, sa annad talle uue võimaluse või palvetad ta eest või mis iganes seal meetodid on, kui vaatad kõrgeid pühakuid. Nad ikka võtsid kõik tagasi alati. Et neil ei on selliste negatiivne. Teadsid, et hing on puhas, hing on lihtsalt illusioonis ja eksinud, nagu me isegi oleme eksinud, samastamise jõud on nii suur. Ja siis see hirm, mis avaldub, siis see põhimõtteliselt materiaalses maailmas selle iha või siis nõnda nimetatud jutumärkides armastusel ka, et sa tahad ootad teiselt midagi, sa nõuad, sa paned kohustust peale, sa pead nii tegema, kas on usus või suhetes. Et see printsiip eksisteerib, aga ta peab eksisteerima hoopis sellele, et tingimusteta. Et me võtame kõik vastu, meie armastus võtab kõik vastu. Me teame, et kõik on hea, kõik on Jumala kontrolli all. Me loodame, et see inimene ja mina, et me paraneme nii ja naa. Me teeme selle nimel jõupingutusi, aga me ei ole selles mõttes, meil ei ole hirmu peale üles ehitud, et umbes, et kui sa ei teinud nii, nagu mina tahtsin või Jumal ka vaatab, kui sa ei teinud nii, siis sa lähed põrgusse ja põled, eks ju. Et armastuse printsiip on nii, et nagu Jumal on öelnud, mul ei ole vaenlasi pühendunud, mitte pühendunud, kõik on minu lapsed, eks. Ma armastan kõiki võrdselt. Ta selle printsiibi pannud nagu paika, selle armastuse põhiprintsiibi Ta on vabatahtlik, sul on valikuvabadus, aga ta on tingimusteta. Muidugi ma loodan ja ma eeldan seda, et kui ma sind tingimusteta võtan oma sõbraks, eks ju, ma eeldan ja püüan aidata ja olla alati su jaoks olemas, aga mina ei pane sulle tempot või mina ei nõua su käest midagi. Ma lihtsalt näitan head eeskuju, ma toetan sind, sinu valikuvabadusest sa ise liigud siis, mis tempoga kuhu. Ja täna Õndsuse ja imeliste uudiste kanal avab teile hoopis teise reaalsuse, veidi algse olemuse. Mõtleme kõik, et kuskil on koht, nii algne kodu, kus on igavik, väga head suhted kõikide elusolenditega, tingimusteta armastus, algne, kogu loomeallikas isiksusena. Ja sina ka, eks ju, sul on kogu pagas, kogu varustus, kõik omadused, et sinna jõuda ja sinna, et seal elades tunda, et sa oled loomulikult kuulud sinna . Seda kinnitavad pühakirjad ja pühakud, kui sa uurid, süvened, et kõik on hästi. Sina oled Satchitananda igavene hing, täis õndsust ja teadmisi, on olemas algne reaalsus, eks ju, vaimne reaalsus, kuhu sa saad kohe minna. Ja kõik on hästi. Nüüd ainus väikene aga on see, et peab oma valikuvabadust kasutama. Hakkame ehitama sinna poole treppi, mis on huvitav teekond tegelikult. Ta ei ole võib-olla nii meeldiv, kui sa hakkad oma südames nägema need samastamisi, kes sa ei ole. Need luubid ja kõik need samskaarad, mis sa oled ehitanud endale elu järel. Kuidas sa oled tahtnud siis mateeriasse ennast sisse seada. Teadmata või olles unustanud, et sa oled igavene hing hoopis teisest materjalist, teine energeetika. Ka energia erinevus, materiaalse vaimse erinevus. Ja see informatsioon on olemas, pühakirjad, pühakud, püha nimi, pühad paigad. Sinu enda hinge kõrval ülihing. Materjal on olemas, nüüd tuleb lihtsalt teele asuda, seiklus võib alata, võib nii öelda. Aga kõik on algselt kogu aeg hästi olnud ja on. Lihtsalt teadus on läinud huvitama, eks ju. Nagu ma kunagi teen ka näite või kuskilt kuulsin, et ka laps läks eksima ja unustas üldse ära, kust ta tuli, kes ta vanemad on, nii kaua oli eksinud. Ja tegelikult tal oli super lahe kodu, ema, isa, kõik toredad, eks Jumal, Anna, Radharani, Krishna, eks ju, veedalikus süsteemis. Kes ootavad, siit tagasi saadavad sulle palju message'id ka, eks läbi pühakute, pühakirjade ja vaimse vibratsiooni ja informatsiooni. Nii et palju õnne olete võitnud, kõik on võitnud pealoterii võidu, hoolimata sellest, mis ilm on, hoolimata sellest, mis kiiksud meil on, hoolimata sellest, mis majanduslik ja tervislik olukord meil on, algne reaalsus kutsub. See on see, nagu läheks kööki.
palju külalisi käis ja siis pärast külast lähed ära, siis lähed köökis, seisad köögis ja vaatad, issand jumal, potid, pannid, nõud. Ja põhimõtteliselt tahaks köögist ära minna. No, kuna nii palju on koristada pesta, eks ju veel. No, osad nõudavad toas ja papagöö teil mul läheksid innustavad hääli. No aga siis lõpuks ikka pead seisma kraanikausi juurde ja alustama esimesest taldrikust pesemist, eks ju. Nii lootusetu, kas aga ei paista lõputu töömeri. Täpselt samamoodi vaimse eluga ka, et kõigepealt tuleb nagu kööki minna, sisemaailma kööki, et tunnistada seda reaalsust. Ja see reaalsus, mis avaneb, võib-olla ei ole nii lilleline. Esiteks inimesed, inimeste teadus, ühiskond, kõik on ehitatud kehalisele, mina mulle, minu hankarale valega peale, eks ju. Siis vaatad oma omadusi, laiskus, keha samastamised, ma ei tea, karma, näed nagu, et hakkad lugema neid momente, eks ju, kuidas sa toitud, kuidas sa tõused hommikul, kuidas hommikul häälestad, millal sa magama lähed, kuidas sa internetis oled, kuidas sa kritiseerid, kuidas sa solvumise ja kibestamistega tööd teed või märkad neid üldse. Ühesõnaga nii palju staffi nagu maske, kostüüme selles tsirkuses, et mingi hetk istud maha mõtled, et ma ei tea, parem jätkan niimoodi. Mingi kauge ulme jutt seal pühakutest ja vaimsest maailmast, et see on nagu liiga kauge, et jääme oma liistude juurde, üle oma varju ei hüppa, ütleme nii. See on ka variant ja paljud selle variandi juurde lähevadki, löövad käega, eks, elama kuidagi ära, aga nagu sa köögis, et lihtsalt märkad neid, see on hea, see on juba vaimne, väga kõva tase, kui sa märkad, et sul on väga palju pesemata nõusi, suur tööpõld ootab ees. Aga siis käärid käisid üles ja alustad esimesest taldrikust, esimesest väiksest sammust. Et kui sa nagu midagi ei muuda, mingit samme ei tee õiges suunas, siis mäletad, ma olen seda öelnud, et Einstein kunagi oli öelnud, kõik võib-olla teavad ka seda ütlust, et kui inimene tahab mingit muutust elus ja midagi enda elu puhul ei muuda, oma harjumusi, käitumismõtlemismalle, siis see on hull. Kuidas peaks midagi muutuma? Kui sa oma tavalist rutiini ei muuda, madalamaid harjumusi või mis iganes, ma rääksin toitumis, magamise harjumusi, suhtlemise harjumusi, suhtumise harjumusi, ja kadedus. Võtame see esimesed taldriku hakkama vaikselt pesema. Ühtepidi on hästi loomulik, et me oleme erinevad tüpaasid ja me suhtleme sarnaste tüpaasidega, see on muusikud muusikutega ja seltskonnas ka vaatad mõnikord ja lõpuks on ikka naised suhtlevad naistega ja mehed meestega ja meestel nagu rohkem, et meeste värki rääkida. Või siis vanuseklassid või ühesõnaga see on okei. Seal ei ole midagi sellist eripärasus ja see ei ole kellegi solvang. Et ma armastan kõiki, aga ikkagi mu suhtlusringkonnas on nagu sarnased. Et sõprus saad ehitada ikka suhteliselt sarnase energeetikaga inimesega. See on asja üks pool, see on madala üks pool. Nii. Nüüd, missugune on su emotsioon, aga nende elusolendite suhtes, kes ei lähe nii hästi kokku sinu hetke sellise, ma ei tea, karakteriga või meeleoluga või mõtled, et mõnda tuttavat vaatad, eks saad aru küll, et teoorias, et kõik me oleme siin samastamises keha, keegi on halvem ega parem, aga mõnel vaatad ikka nii kehv iseloom, et ta lihtsalt kuidas öelda, tal ei ole sõpru, ta on põhimõtteliselt üksi, ta nagu üritab elada ja ta ise ka tunnistab seda, eks ju. Ja on nii nagu on, see ei ole minu asi, eks ju. Erinevad elusolendid, eks ju, erinevad situatsioonid ja mina olen jumal, et nüüd käia vaadelda, et sina oled halva iseloomuga, sina oled natuke vähem halvema iseloomuga, nagu ma ütlesin, et me kõik oleme sama vitsaga löödud. Sünd, surm, vanadus, haigus, iha, viha, kadedus. Kõik see sama kruuv on siin Kaliuga. Keegi on rohkem vähem, aga nagu öeldakse ka, et väljaheide on väljaheide, mõni väljaheide on kuivem, kas sa ütled, see on nagu parem väljaheide, aga ta on ikkagi väljaheide, me oleme ikkagi keha samastamises. Ütleme niimoodi, et ei ole nagu viisaks näide, aga palun vabandust. Ja siis nüüd küsimus on sinus, et kui su sellesse tunde või suhtlus välja sattuvad sellised elusolendid, kes häritavad su närvisüsteemi, keda sa sul on õigus vältida, sa ei pea ninapidi koos olema. Aga just see sinu sisemine suhtumine, selline üleolev või nii, kui seal on mingid sellised varjundid, nii on pekkis nagu.
Sest nagu üks kristlane ka ütles, üks lemmik väljendanud, et sa armastad Jumalat sama palju või elu või õnne või armastust, kui palju sa armastad seda, keda sa kõige vähem armastad või hindad. Eks? Nii kaua, kui sa nagu kogu selles elus ei tõsta pedestaalile võrdselt kõiki, ma mõtlen sisemise armastuse ja suhtumisega, nii kaua, kui sinul ka õnne kunagi tule, kuna sa oled lahutatud osake tervikust, eks ju. Ja see on nagu organism, et sa oled osake sellest suurest organismist, eks ju, ütleme, sa oled käsi ja ütled, et jalg on jõle vastik, aga sa tegelikult sõltud ka jalast ju. Jalg viib sind toidu juurde ja siis sa võtad ja paned suhu ja saab energiat kogu kehas, saab jalg ja käsi energiat. Et me oleme kõik nagu seotud ja vaimne elu ongi see, või see pühakute, mis teeb pühaku pühakuks, on see, et temal ei ole sisemist, nagu ta käitub küll vastu tahele kohale tingimustel, tema sisemiselt ta ei ole niimoodi, et ta nagu taganemust, sa oled vastik või sa oled hea või sa oled halb või et ta nagu näeb seda eripära, aga see sisemine 100% ta on nagu suudaks ise ka nagu hullult tööd peab tegema nagu kogu aeg nagu, et su sisemine, see armastuslik suhtumine, et kõik on võrdsed ja mitte ainult võrdsed neutraalsed, aga tõesti sa tunned, et seal on nagu emotsioone, armastus, sa nagu mõistad. Sa mõistad neid kihte, sa lihtsalt näed neid kihte selle inimesele, kes on hästi halva iseloomuga ja üksik, et keegi suuda teda välja kannatada. Aga sina oled nii tugev, et sa teed tööd ja sa tahad, sul on nagu see eesmärk hakkada kõike armastama tingimusteta. Sa ei tee nagu mingid hinnaalet, eks. Samal ajal läbi vaimse informatsiooni õpid siis käituma, ma ütlesin, vastad ajale kohale tingimustele ja mitte ennast üle hinnata umbes, et nagu sa näed, et okei, et see on nagu too much, see ei ole distants, aga sul on ikkagi väga armastav emotsioon, isegi palvetata eest, eks ju. Aga sa ei või handle ita, sa ei suuda veel sellega nagu hakkama saada selle tüübiga, eks ju, kuna ta tõesti, sul on ka närvisüsteem ja see ei ole veel puhtas armastuses, aga ikkagi sa nagu, see on suur armulikkus, Jumal näitab sulle, näe vend, ma saatsin sulle sinu välja sellised tüübid spetsiaalselt, et saaks tööd teha, et sa oma armastus saaks ühtlaseks tingimusteta ja spontaanseks. Hirmu peale ehitatud elu, eks ju, mäletad, hirm, eks avaldub. Nagu ma rääkisin, iha, viha, kadedus, kriitika, kadedus, vaatad kedagi alt üles või siis vaatad haletsusest allapoole. Hirm tahab kogu aeg, tahab võtta tähelepanu, eks ju. Miks te ei mõista, missugune eriline hing ma olen, eks ju. Miks te ei ülista mind, eks ju, see algne lapsepõlves või eelmistes eludes juba, eks ju, see armastuse puudus, et meid tingimusteta armastaks. Meil on seda pagast ei ole piisavalt ja siis transformeerub hirmuks ja siis need maskid on meil kõik peal, aga kuskil ma õnnelikuks ei saa, eks ju, erinevates massides ja rollides ja siis niimoodi kaotame enda ära, aga armastus on see, kui nagu armastuse hirmu on see, et armastus nagu tahab anda kogu aeg. Et seda kogu aeg nagu anda, kõiki teenida, sul on nii palju jagada, eks ju. Sa tead, et sinu olemuses on kõik olemas. Nii kui sa tunned mingi protsent, et sa oled ohver, nii on pekkis. Ma olen ohver, eks ju, ma ei hakka seal loetama. Ühiskond, halb ilm, suhted, ma olen ohver. Järelikult me ei tea või me teame, aga meil ikkagi peenel level on see ohvri roll, me ikkagi süüdistame Jumalat, elu, eks ju, lähedasi, sugulasi, töökaaslasi, oma karmat, eks ju, et me oleme ohvrid. Aga kui sa niimoodi hakkad kaevama, saad aru, et sinu valikuvabaduse raames tehtud valikute tulemus on praegu siin ja praegu. Sa ei oska seda võib-olla 100% teadustada, aga ma olen küll uurinud ja puurinud igast jamad, mis me tulevad. Mitte 100%, aga ütleme, uskumatult suur protsent minusugune noru kohta, 95%, kõik jamad, mis on, ma saan kohe ülihing, mitte mina nii tark on, ülihing sees annab vastuse, näed, see on sellepärast. Sellepärast oli selline reaktsioon sellest inimesest või selline kehaliselt või. Et kohe on ka vastus. Et ma ei jõua isegi ohvrit hakata mängima, tahaks nagu ohvri rollis olla, et elu kaliuga, raske ajastu, inimestega reerunud, mina olen nii eriline. Keegi nagu hinda seda head ja toredat, et lase nagu väljendada mul kõike ja kõiki, ikka ei ole seda imetlust 100% ja ma olen ohver, eks ju. Nii on pekkis. Mingid ohvrit ei ole olemas. Jumal armastab sind, loodus armastab sind, sul on potents olemas, et olla siin ja praegu õnnelik kohe ja kõike armastada, kõik on olemas. Aga laiskus on. Ikkagi parem on olla sellises kibestumise, teiste süüdistamise värgis. Ja kui keegi ütleb, et eestlaste värk, et palk on silmas, las see palk olla, ma olen harjunud selle palgiga elama, aga seal on pind, eks ju. Et sellised me oleme, aga vähemalt me räägime ja
paljastame ennast. Bhagavad Gitas ka Krishna kohe Arjunale ütleb, ära karda. No siis teises peatükis räägivad, et noh, hing on igavene, siis tõestab selle ära, eks. Natuke analüütilises siis sellises võtmes, kuigi hinge on nagu raske niimoodi materiaalsete vahenditega teadvustada, aga vaadeldes saab ikka natuke pihta sümptomeid haiguste näoga, noh sümptomite järgi teadlast kasutavad ka seda röntgenkiired või. Ja selles mõttes, et see, et sul on hirm, et sa ei saa hakkama või sind ei aktsepteerita ühiskonnas või need maskid ei kanna välja, mis sa oled kõik õppinud, need rollid, eks ju. See on lihtsalt see hirm, see on vale, see on arusaamatus. Krishna ütleb Arjuna, ära karda, sa oled igavene hing, midagi sai juhtuda sinuga. Eks ju, ainult sinu samastamised, vale arusaamad, eks ju, kui sul on transcendentaalsed teadmisi, eks ju, öeldakse, et varustanud transcendentaalse teadmise relvaga, eks ju, siis sa võidad selle sünni ja surma ahela. Või isegi öeldakse läbi pühendumuse ja puhta armulikkuse ja läbi transcendentaalse teadmiste ja läbi heade eeskujude ja õnnistuste inimene surmasünni tsüklist, mis on nagu põhjatu ookean, eks ju, surm, sünd, eks ju, kui nii palju eluvorme, 8 400 000 erinevat eluvormi meie väiksüsteemis üldse. Et sa ületad selle nagu, kui lehm on astunud, siis see on vesi kogunud tema jala, siis sõra suurus, et sealt üle astuda. See on sama hea. No hingele. Et ära karda. Kõik on hästi, sa oled igavene hing, sul on kõik olemas, et olla õnnelik siin ja praegu. Krishna räägib Arjunale, siis vaikselt analüütiliselt meetodid siis tõestab selle. Et ei ole mõtet surma kanta, isegi on mõte parem minna puhta armastuse nimel surma, eks, et oma kohustust täita. Kui karta ja elada siis selles hirmus, et ma ei tea, surmahirmus näiteks. Noh, teoorias on see nii, aga teoorias vahest tuleb neid loosungid välja hüüda iseendale teistele, et jälle korraks jalgade peale astuda, et siis jälle jalgade peale tõusta, et siis nagunii jälle komistad, kuna see teadvustamine tuleb natuke hiljem. Teadmised alguses tulevad ennem ja siis teadvustamised, Giana, siis ei Giana.